Hei! Tore on YouTube'is tagasi olla. Seekord siis teen video, kuna toimumas on midagi põnevat. Eile viisime juba Rometi maale vanaema juurde, et alustasime siis hommikul, jah. Eile läksime õhtul, viisime ta sinna, magasime öö maal ja siis hommikul 5:30 hakkasime tagasi Tallinnasse sõitma, kuna 9 stardib lennuk ja lennuk läheb siis Saksamaale. Seekord me ei lähe niisama lõbureisile, vaid otsustasime tuua oma uue auto Saksamaalt. Ehk siis lähme uuele autole järgi. Ja kui sa tahad näha, milliseid protsesse tuleb läbida, et auto osta Saksamaalt ilma vahendajateta ja seeläbi hoida siis kokku päris korralikke summasid, siis jätka vaatamist, sest Sunett on teinud kõva eeltöö ja meil on kogu info olemas. Kuidas siis kuni internetist auto välja otsimiseni, kuni toomise, dokumentide maksmise, argis registreerimise, nagu kogu selle arvele võtmise, kogu see protsess on ilusti Sunetil kodutöö tehtud, et kui sa tahad saada info, kuidas see kogu protsess käib, vaata edasi, kui sulle lihtsalt võib-olla on iga, siis võid ka vaadata edasi. Või kui tahad osa saada meie väiksest 2-päevasest tripist, 2-3 päevasest, et jah. Plaan on siis minna lennukiga Saksamaale ja sealt lähme siis Saksamaalt sõidame 4 tundi bussiga siis sinna auto müügipoodi ja sealt võtame auto ja siis sõidame Eesti. 1700 kilti on siis kokku. Et tuleb siuke 18-tunnine autosõit. Ja vaatame siis, kas me paneme ühe jutiga, tuleme Eesti või siis teeme kuskil mingi 7-8 tunnise peatuse, magame vahepeal. Aga see reis on natuke sellepärast ka eriline mulle, et esmakordselt olen Rometis siis kauem eemal kui 3 tundi. Sunetile seda ei tohi öelda, et sellepärast, et Sunet ütleb, kuidas sa niimoodi mõtled. Aga Romet on aasta 4 kuud ja jah, see on esimene kord, et kui ma olen pea 2 päeva eemal, et varasemalt olengi olnud maksimum 3-4 tundi eemal, et mul on ka see väike vaheldus ja lisaks ma olen mega õnnelik, et või nagu üle pika aja ma lähen lennukiga kuskile ja kui mul lennukis uni tuleb, siis ma saan lennukis magada, sest kõik väikse lapse vanemad teavad, et väikse lapsega sa magad siis, kui lapsel on uneaeg või lõunauni või mida iganes on. Ja siis, kui tema magab ja sina otsustad, et sa lähed ka nüüd teed väikse uinaku, siis tema just ärkab ülesse. Et jah, nüüd ma saan lennukis magada, autosõidu ajal magada, kui ma ise soovin. Ja nii, et jah. Aga kell ongi üpris palju, et tellime omale takso ja sõidame lennujaama ja siis ma hoian teid kogu selle teekonna ja protsessiga kursis. Ja ma olen mega excited tegelikult. Isegi kui ma läksin Sri Lankale, siis ma ei olnud nii nagu ärevil või ma ei tea, et täna ma ei saanud isegi öösel magada. Ma ei saanud õhtul magama jääda, ma ei saanud öösel magada. Ma ei teagi, kas ma olen rohkem ärevil sellepärast, et me lähme toome uue auto endale. Või siis sellepärast, et ma üle pika aja lähen ilma lapseta kuskile nagu pikemale tuurile või kuidas öelda, lähen nagu eemale pikemalt. Aga jah, ma olen kindel, et juba tunni aja pärast ma vaatan telefonist Rometi videosi ja mõtlen tema peale. Aga okei, lähme siis lennujaama. Kuna lennule me võtsime kaasa ainult käsipagasid, siis saabusime lennujaama 1,5 tundi enne lennu väljumist. Esmalt lennujaama sisenedes vaatasime järgi, kust väravast ja mis kell täpselt lennuk Saksamaale väljub. Nagu iga reisiga, siis Sunet alati peab omal päikseprillid ostma. Ja siis ta istub need katki või jätab need kuskile maha, et siis iga kord peab uued ostma. Ega siin valikut väga palju pole, enamasti on laste ja naiste omad, nii et tal ongi samade prillide vahel, aga erineva klaasivärvi vahel valida. So you found something?
Okay, let's go then. Kohale ja praegu siis kiirustamegi bussi peale, sest buss läheb siis sinna linna, kus asub see autopood. Et me oleks saanud tegelikult ka Eestist minna lennukiga otse sinna samasse linna, aga nende piletid olid umbes 360 eurot inimene, aga praegu me saime Eestist Berliini 22 eurot inimene ja see bussipilet on 25, ehk siis kokku läheb umbes 50 eurot meil. Ja ajaliselt on sama, et see sinna linna, kus see autopood on, et sinna oleks lennuk läinud 4-5 tundi, aga praegu tuli siia Berliini tund 55 ja siit läheb buss 3 tundi. Aga lähme siis nüüd bussi peale ja siis kui buss... What was this? Flexbus. No, Flex. What was this city name? Hannover. Hannover. Ja nüüd lähmegi Hannovasse ja siis enne tuleb see automüüja meile vastu bussi peale. Aga Õnneks bussijaam oli mõned sajad meetrid lennujaamast, ehk saime sinna minna jala. Kui algselt pidi lennu saabumise ja bussi väljumise vahe olema tund aega, siis kokkuvõttes me ootasime bussijaamas 2 tundi, kuna buss hilines üle tunni aja. Sunett veel guugeldab siin. Lõpuks jõudsime Hannoverisse kohale ja nüüd on 5 kilomeetrit veel siis sinna autopoodi minna. Ootame praegu taksot, sellepärast et see müügimees kirjutas, et ta ei saa ikkagi järgi tulla. Ta plaanis meie autoga meile vastu tulla, aga ta ülemus oli ütelnud, et selle autoga ta ei tohi sõita, kuna kui midagi juhtub, siis on nagu suur jama sellest. Ja mul on tegelikult mega hea meel selle üles, ma ütlesin kogu aeg Sunetile, et ma ei taha, et ta tuleb selle autoga vastu, et tahaks nagu minna sinna kohale ja siis nagu, et kõik dokumendid, värgid nagu antakse üle ja siis lähme ise teeme esimese sõidu sellega. Et õnneks jah, tal ülemus ei lubanud, et siis lähme taksoga. Aga jah, siis varsti näeme. Jõudsime siis siia autopoodi kohale ja siin otse ees on siis Suneti auto. Praegu vaatame üle ja siis auto eest on juba makstud ja dokumendid on juba valmis, et põhimõtteliselt saamegi hakata varsti Eesti poole sõitma. Et praegu on siis siuksed kollased numbrimärgid ees ja nendega saame sõita Eesti. Need kehtivad nüüd 5 päeva. Ja pärast sõidu ajal räägin siis täpsemalt, kuidas see kogu see ostuprotsess käis. Praegu jah. Like yeah, 5 series. I sold it. Sold it? Yeah. 5 is. What series? I like the seats inside. Yeah. Sitz und color. Yeah. Sitz is nice. Für Kappen. Ich störe nicht. Sunett ei luba mul kunagi küsida, et kuidas ta ennast tunneb, aga nüüd äkki ta lubab. So Sunett, how you feel? Nice. Happy? Ma juba ootan, et kui Romet näeb autot, mis ta siis ütleb. Arvatavasti ta ütleb kaar. Kui autol on olemas pea kõik võimalikud lisad, siis väliselt me veel tuunime seda, et muuta auto välimus veel sportlikumaks.
nüüd hakkasime Eesti poole sõitma, et praegu navi näitab, et umbes 18 tundi ja 20 minutit sõidame, et praegu Sunett kasutab ikkagi veel telefoni Waze'i, sellepärast et ta ei osanud siin sellel autol panna seda tööle, et ta peab uurima natukene. Aga jah, ma ei tea, kas me sõidame ühe jutiga nüüd Eesti või siis vahepeal Poolas kuskil teeme mingi 7-tunnise peatuse ja magame natukene. Aga muidu siia autosse saab panna ka SIM-kaardi, et siis siin on kogu aeg internet olemas. Ja miks Sunett selle auto valis, oli just see, et siin on need mitte sportistmed, vaid M-sportistmed või mingid M-istmed. M-seats, jah. Ja taga on meil talverehvid, et need saime siis kaasa. Et väljast on see natukene, auto on sarnane nagu meil oli eelmine auto, aga kuna meil sõitsime eelmise autoga 4,5 aastat ja me iga kord vaatasime nagu kogu selle 4,5 aasta jooksul me kogu aeg mõtlesime, et nagu meile täiega meeldib see auto, isegi müües oli, et kas me müüme või ei müü, et meile nii meeldib see auto. Siis uut autot otsides vaatasime erinevaid variante, aga mõtlesime, et ikkagi valge auto on see, mis nagu meile kõige rohkem sobib või meeldib. Nii, kuna me sõidame pea 18 tundi Eesti, siis mul on aega rääkida, et lubasin siis rääkida, kuidas see kogu protsess välja nägi, et kuidas me siis Saksamaalt ise ilma vahendajateta auto tõime. Et eelmine auto oli ka meil siis toodud Saksamaalt, aga siis me kasutasime nende vahendajate teenust. Aga seekord me otsustasime jah, et toome ise. Ja me teadsime kohe, et me toome välismaalt auto, kuna siin välismaa turul on palju suurem valik, kui on Eesti turul, et just, et nagu lisade poolest on nagu rohkem võimalusi ja ka auto väljanägemise poolest. Et jah, et siis et oligi, et kuna selle konkreetse auto hind oleks läinud 6000 eurot kallimaks, kui me oleks kasutanud vahendajaid ja kuna Sunettil oli see raha olemas seekord, et auto välja maksta, siis seekord me vahendajaid ei kasutanud, et eelmine kord meil ei olnud seda, kui me eelmise auto 5 aastat tagasi ostsime, siis meil ei olnud seda raha, et nagu auto välja osta ja me pidime kasutama, et üks eeldus ongi selleks, et sul peab olema vahendid siis olemas. Et pärast saab näiteks selle konkreetse autoga ka, me lähme nüüd Eesti sellega ja me võtame selle ikkagi liisingusse, et me ei taha nagu nii suurt summat panna ise auto alla kinni. Et siis ongi, et Sunett maksis selle auto praegu enda vahenditest välja. Nüüd me sõidame Eesti, esmaspäeval on meil ark ja siis võtame osa autosummast, võtame liisingusse ja siis Swedbanka kaudu võtame liisingusse ja siis pank annab meile siis selle summa kontole tagasi, mis me liisingusse võtame. Nii et kui näiteks on plaan Saksamaalt tuua ja mõtled, et kui ma maksan välja auto, et ma pärast ei saa liisingusse võtta, siis saab. Sellest pole küsimust. Aga kogu protsess siis algas niimoodi, et ma panen siia alla 2 linki, kus neid välismaa autosi vaadata. Aga põhimõtteliselt Sunett siis valiski auto välja, siis kirjutas müüjale, küsis lisa siis pilte, videosi, see kaamera ei taha, küsis lisa siis neid pilte või videosi, siis küsis dokumendid, kas nagu on olemas kõik ja siis mina uurisin Eesti poolelt, Maksu- ja Tolliametilt, et mida täpselt vaja on ja näiteks üks asi ongi see, kui sa tood firma vahendaja kaudu, siis nemad on nagu ettevõte. Saksamaal on 19% käibemaks, Eestis on 22%, et siis kuna firma ostab nagu firmalt auto, siis sa pead maksma ka selle käibemaksu vahe kinni. Aga kui sa ostad eraisikuna, nagu meie ostsime, siis meie ei pea Eestis maksma seda 3% käibemaksu vahet, et sellega juba hoiab suure summa kokku. Aga jah, siis Sunett valis auto välja, kirjutas auto müüjale ja siis oligi, et sai neid lisavideosi, lisapilte, ütlesime siis, et me soovime osta. Siis saadeti meile arve ja
põhimõtteliselt oligi valikus, et kas me tuleme koha peale, maksame sularahas või me teeme ennem ülekande, et ennem nad autod kätte ei anna, kui raha on üle neile laekunud, aga see raha ülelaekumine võib võtta 24 tundi ka aega. Ja siis kontrollisimegi kõik need müügilepingud üle, et kas need on andmed õiged, arved, kõik. Ja üks põhjus, miks me nagu ka usaldasime seda, sellepärast, et see mees, kes meiega seal WhatsAppis rääkis, tal oli oma see pilt seal ja kui ta tegi meile autost video, siis me nägime auto sellest akna peegeldusest, et see on see sama inimene. Ja muidugi arvel ka kõik need käibemaksukoodid ja kõik need asjad olid õiged, et siis me kandsimegi selle kogu auto raha siis siia konto või Saksamaale, sendasse poodi. Ja siis tulimegi lennukiga, tulime siia, tulime poodi. Siin oli juba kõik dokumendid valmis tehtud ja siis küsisime auto esmaregistreerimise dokumendid, et need on vajalikud Eestis arvele võtmisele ja müügilepingu, et need 2 dokumenti on vajalikud, kui Eestis arvele võtta auto. Ja siin oligi põhimõtteliselt, meil oligi lihtsalt panime allkirja veel alla ja automüüja juba organiseeris meile need kollased numbrimärgid, millega me saame siis sõita 5 päeva, ehk siis saame nendega Eesti minna, et seda me ka ise ei pidanud organiseerima, et selle hind oli 200 eurot ja ega muud polnudki. Tulime siia, võtsime auto ja hakkasime nüüd Eesti poole sõitma. Esmaspäeval on meil siis argisaeg, seal tehakse tehnoülevaatus, kuna see auto on alla aasta vana, see on 2023 aasta auto ja see esmane registreerimine oli augustis. Et kui autod on nii uued, siis tehakse seal argis tehnoülevaat või see mingi tehniline kontroll või ma ei tea, mis asi. Et see on meil esmaspäeval aeg ja siis saame arvele võtta. Ja arvele võtmine on 130 eurot ja numbrimärk on 60 eurot. Aga samas see vahendajate kaudu isegi oli mingi kirjas seal osadel, et 500 eurot on, et sellega saab ka nagu jah. Et ma ütlen, et kokku praegu see, et me tulime siia ise autole järgi, on meil rahaline võit 6000 eurot. Ja tegelikult ma oleks saanud auto panna ka treileri peale, aga ma ütlesin su netile, et ma tahaks ikka kohale minna, et ma tahan video teha ja sellepärast, et mul meeldib nagu jäädvustada selliseid meile olulisi hetkesi, nagu ongi enamus mu videod ongi reisivideod või siis nagu siuksed, nagu et salvestada neid olulisi mälestusi. Et jah, siis tulime siia ja see treiler oleks auto koju toomine treileriga oleks läinud 800 eurot. Praegu meil läheb umbes kogu kulu mingi 400-500 eurot koos kütuse ja lennupiletitega, kuna lennupiletid olid nii odavad meil. Aga jah, selline oligi siis, et tegelikult on lihtne see, et võibolla tulebki kontrollida lihtsalt väga hoolega, kelle käes ostad, et meil oli õnneks suur automüügipood siis, et usaldusväärne koht, et võibolla kuskilt platsi pealt ostmisega ei julgeks kellegile raha üle kanda niimoodi. Väike update, kell on saanud vahepeal 4 hommikul, me oleme terve aja sõitnud, vahepeal mina magasin 2 tundi, siis Sunett magas 2 tundi. Et me ei hakanud kuskile ööseks minema sellepärast, et me ei tea täpselt, mis aeg me kuskil linnas oleme ja samas nagu kas on võimalik check-in'i teha näiteks kell 2 öösel. Et me otsustasime, et me läheme ikkagi koju, siis me tegime väikse kalkulatsiooni ka, et kui me jääks kuskil ööseks ja magaks 7 tundi, siis me ei jõuaks homme enne Rommi jõund, aga me tahame jõuda niimoodi, et Rommi ikka saab meiega homme või nüüd juba siis täna õhtul natuke olla koos ka enne magaminekut. Aga joome nüüd teed siin ja siis sõidame edasi, et siin ongi, tulime siia sellesse kütusejaama ja väike peatus ja paneme edasi, et mingi 11 tundi näitab, et on sõitu veel ja 900 kilomeetrit, et algselt oli sõita 1700 midagi, aga lähme siis edasi.
suht nagu me vaatasime, et seal oli kirjas 2 eggs and sausages ehk siis 2 muna ja mingid vorstid, mõtlesime siuke inglise hommikusöögi moodi, aga tegelikult see oli siuke mingi viineri ja munamiks ja see oli mega väike kogus, et ma siit kõrvalt bensujaamast ostsin proteiinijoogi ja siis 2 müslibatooni juurde, et kõhu täis saaks. Vahepeal on päike välja tulnud, panin lühikesed riided selga, et seal Saksamaal ja üldse nagu kogu eelne päev oli suht jahe, aga tundub, et Eestis on nagu jah, ilmad soojemad, et mida rohkem Eesti poole hakkame jõudma, seda ilusamaks ilm läheb. Umbes 650 kilti on veel sõita, nii et jah. Aga sõit läheb tegelikult väga kiiresti, sest eelmine aasta me tegime koos Rometiga Austria, siis selle reisi, millest on mul ka video olemas, aga jah, et see oli palju raskem koos lapsega kui ilma lapseta, et vähemalt üks sõidab ja teine saab magada, et see on hea. Aga paneme siis edasi Eesti poole. Ja koju on veel 100 kilomeetrit ja põhimõtteliselt saab öelda, et see seiklus on meil tehtud. Kokku läbisime 1800 kilomeetrit siis autoga ja teel oleme olnud üle 24 tunni. Et sõitsime vaheldumisi peatust või nagu ööbimispeatust me ikkagi ei teinud, sest tahtsime võimalikult kiiresti koju saada, kuna Romet ootab meid seal. Või noh, tegelikult ta vist ei oota meid, sest ma olen videosi näinud, kuidas ta elab oma parimat elu seal. Mängib veega ja liivaga ja tal on väga fun seal, et isa ütles ka, et laps saab lõpuks vanematest puhata. Et selles mõttes on tore, aga ma ikkagi loodan, et äkki tal on hea meel meid näha. Et siis me kiirustame koju. Sõitsime vahetustega, et või noh, Sunette enamus ajast sõitis, mina sõitsin umbes 30% ajast, aga ikkagi ta sai ka öösel magada, et me väsinud peaga päris ei sõitnud. Aga kokkuvõtteks ma ütleks, et päris tore oli see seiklus. Mul on hea meel, et me selle ise ette võtsime, et me ikkagi ei tellinud treilerit, sest meil enne Saksamaale minekut käis peast läbi, et äkki peaks ikka auto panema treileri peale, sest erinevate inimestega rääkides oli nagu tuli seda hirmu natuke sisse, sest räägiti, et Poolas ja Leedus on politseid võtavad rajalt maha ja tahavad altkäemaksu saada. Ja siis räägiti meile maffias, kes tahab meie autot kätte saada, sest noh, see autol on teistsugused numbrimärgid praegu küljes, kuna see on transiitauto. Ehk siis sellel on 5-päevased numbrimärgid, mis kehtivad 5 päeva ja nüüd me esmaspäeval lähmegi siis Harki ja registreerime selle auto ära siis Eesti autoregistrisse. Et praegu see auto on tegelikult põhimõtteliselt nagu valge leht, et näiteks kui keegi röövib selle auto ära, et siis on seda raske jälitada, nagu mina aru sain sellest, ega ma ei tea, aga kokkuvõtteks ma ütlen, et ei tasu karta midagi. Politseisi me selle kogu teekonna peal põhimõtteliselt ei näinudki ja samas isegi kui nad oleks meid kinni pidanud, ega mida nad saavad teha, sellepärast et need numbrimärgid, mis meil küljes on, need on täitsa nagu need on õiged asjad, et meil on dokument, kus on kirjas, mis riikides need kehtivad ja seal on kõik need riigid välja toodud, mida me läbime, et selles mõttes see on nagu võib-olla natuke nagu, võib-olla jah, tõesti vanasti oli see, et tänapäeval seda kindlasti ei pea kartma. Ja sõidu ajal ma vaatasin kogu aeg küljepeeglisse, kas keegi jälitab meid, ei näinud kedagi. Et ei olnud kedagi, kes tahaks meie autot kätte saada, et võib-olla jah, võib tulla, et võib-olla kellelgi oli juhus, aga nagu ma pigem ütleks, et seda ei tasu karta. Et tasub ise küll järgi minna, kui on ka siuke nagu seikluse himu sees, nagu me tahtsime, pigem oligi ka see, et lihtsalt kogemuse pärast.
ja kogu see protsess ongi üldse nagu hästi palju kogemust andnud juurde, kindlust andnud juurde, et kindlasti, kui me eelmine kord oma eelmise auto lasime siis ühel firmal tuua ja maksime selle pealt teenustasu, et siis seekord me saime ise hakkama ja ma tean, et nüüd järgmine kord kindlasti me toome ka ise auto, et Saksamaal on paraku suurem valik kui Eesti turul, aga ega polegi midagi, et nüüd esmaspäeval läheme Arki, registreerime auto ära, siis võtame pangaga ühendust või enne registreerimist võtame juba pangaga ühendust, et siis nagu ma rääkisin, et osa autost me võtame liisingusse, praegu meil on see välja makstud, see auto enda vahenditest, aga me võtame ikkagi nagu osa, võtame liisingusse. Ja siia video alla ma panen tekstina kirja siis ka, milline see kogu protsess välja nägi, et võib-olla eelnev jutt mul natuke läks lappuma. Ma loodan, et mitte väga palju, aga ikkagi nagu on hea välja tuua siin tekstina, et siis kui keegi tahab minna Saksamaale, tuua omale auto, et siis saab võtta selle video alt selle teksti lahti, vaadata, mis sammud läbi tuleb teha, mis dokumente vaja küsida on, et Eestis arvele võtta. Et siuke hea ülevaade, sest näiteks kui me otsisime infot, et siis ei olnud nagu me ei leidnud siukest ühtset infot, et igal pool nagu oli midagi natukene ja ühes kohas oli ühtemoodi kirjutatud, teises kohas teistmoodi, et siis äkki on kellegile see video natuke abiks ja lisaks muidugi endal on ka tore vaadata ja Suneti vanemad väga ootavad seda video, et nagu see oli ka üks põhjus, miks ma tahtsin seda teha, et mälestusi siis nagu talletada või mälestusi luua ja et Suneti pere oleks meie tegemistega kursis. Aga nüüd kimamegi siis koju ja vaatame, mis Romi asjast arvab.